Ja nüüd meie esimese loo juurde. Donald Trumpi võib armastada või vihata, kuid nõustugem, ta on jälle kaaperdanud kogu maailma meedia. Nii nagu ta esimesel ametiajal ei ole ka nüüd maailmas inimest, kellest rohkem räägitaks. Või pigem ennustataks, mida ta teha võib, sest keegi ju täpselt ei tea. Trump on väga ettearvamatu. Täistunnis otsustasime täna uurida, kas on üldse midagi kindlat, mida Trumpi suurte plaanide, kavade ja poliitika kohta saab öelda ja kuidas ning miks see kõik ka meid siin Eestis otseselt puudutab. Vähesed on temaga isiklikult kohtunud, aga meie elus on ta igapäevaselt kohal ja kõik arutavad, et mis on ta tegelikud mõtted. On see pidev provotseerimine osa suurest plaanist või? No mina olen juba vanem mees. Mina mäletan väga hästi neid sovetolooge, keda oli ju maailmas tuhandeid, kes kõik siis tegid mingisuguseid analüüse selle pinnalt siis, mida nad nägid Kestelevisiooni uudiste saates. Ja see oli terve tööstusharu. Продолжительными аплодисментами, стоя, встретили депутаты и гости товарищей Алиева, Горбачева. Mulle tundub, et Ameerika presidendi ettearvamatus on loonud ka uue tööstusharu. Kõik üritavad ette ennustada, mida nüüd Donald Trump järgmiseks teeb. Nii ka ühel meie välispoliitika tähtsündmusel Lennart Meri konverentsil läinud nädalavahetusel, mis tõi siia Tallinnasse väga palju maailma olulisi poliitikuid ja analüütikuid. Peateemad Ukraina sõda, Venemaa oht, aga kuluaarivestlustes omavahel räägiti väga palju Donald Trumpist, ta ettearvamatusest ja ka sellest, kuidas temaga üldse suhelda. Ning suhtlemiseks peab ära kasutama iga võimalust, ka siis, kui oled tegelikult matustel. Ja eks tuleb olla valmis ka selleks, et tulevad sellised juhused, nagu minul oli. Teadsite ette? Ei, ma ei teadnud, ma läksin kohale, siis ma nägin neid nimesid, nii et ei, ma mingit ettevalmistust selleks ei teinud. Millest te rääkisite? Seal kuuma päikese all üle 2 tunni olime kõrvuti ja eks teemasid olid palju. Mina rõhutasin talle seda, et see sama kohalolek Euroopas on oluline ja teisalt ka see, et ta oli just rääkinud president Zelenskiga, et ta jätkaks seda vahendamist, et ta ei loobuks sellest. Kas ta Eesti vastu ka huvi tundis? Ja ikka ta ütles, et Eestimaa on ilus maa ja... Teadis Eestit? No mul on raske nüüd öelda, kas ta teadis, sest ma ei hakanud ometigi testima teda seal, et ja ta siis ütles ka seda, et ärge muretsege, you are safe, et te olete kaitstud seal Eestis. Et nüüd ongi küsimus, et kui palju siis seda võib usaldada. Nii et see oli küll põgus, no ma ei tea, kokku oli võib-olla 15 minutit. Aga seegi 15 minutit president Trumpiga? No jah, eks ta tuleb siis võtta maksimum sellest, mis sul antud on. Soome president Alexander Stubb sõitis Floridasse, et president Trumpiga golfiväljakul kohtuda. Soome välispoliitika analüütikute hinnangul geniaalne samm. So I think in this particular case good, and it would have been silly not to say yes to it. Nüüd peetakse Stubbi juba trampoloogia eksperdiks ja konverentsidel, nagu Tallinnas, küsitakse nõu, et kuidas Trumpiga suhelda. It's not an easy game, but again, I come to the point that if you have good trust with the president and his people around him, hammer down a few points. Being in a social setting that Trump probably feels relaxed in, where you can kind of start a conversation, then you hit a golf ball, and then you continue it, so it's less tense maybe. I think Stubb said 6 to 7 hours together is different than usually, an hour and then you're out of the White House. Lisaks golfile ja Euroopa julgeolekule kõneles Stubb Trumpiga veel ühel teemal, mis USA riigipead vägagi huvitas. Jäälõhkujad. Over half of the world's icebreakers have been built in Finland. The issue is the US needs icebreakers, a lot of them. We've seen in the US, they don't know how to build icebreakers. When they've tried it, it's billions over budget. Nii et Trumpiga suheldes tuleb alati mõelda ka ärile. Mida vajalikku, mis hinnaga on pakkuda, milliseid tehinguid sõlmida? Välisminister Margus Tsahkna on öelnud, et meiegi peame Trumpi Ameerikale näitama, et meil on neile ka midagi pakkuda. Näiteks võiks rääkida Virumaa haruldastest muldmetallidest. Tsahkna ise püüab praegu igal võimalusel Washingtonis olla. No ma olen ise otsustanud, et ma käin Washingtonis vähemalt sama tihti kui Brüsselis, aga on juhtunud, et ma olen isegi Washingtonis rohkem käinud kui Brüsselis ja väga tähtis on olla kohal.
ja mitte ainult välisministrile, et meie ju ei seisa mitte ainult oma huvide eest, vaid meie seisame Euroopa huvide eest. Meid kuulatakse võib-olla isegi rohkem mõnedes küsimustes kui mõnda vana suurt Euroopa liitlast. Ja oleme ausad, ega Euroopa Liit kui organisatsioon ei ole absoluutselt populaarne Trumpi seltskonnas, et pigem vastupidi. Ei tea jah, tõesti Euroopa Liit on tal kuidagi pinnuks silmas, et ma isegi saan aru, miks, sest kui me Euroopa Liidus tegutseme kõik koos, siis me oleme tugevad, väga tugevad, aga kui on iga riik eraldi, siis me oleme palju-palju nõrgemad ja loomulikult see ei meeldi ei meie vastastele ega ka meie partneritele, kui me oleme tugevad. Ja Ameerika on siis ettearvamatu partner praegu? No on ju ettearvamatu, et me ärkame üles ja vaatame, kui tuleb jälle mingi uus seisukoht ja ega on palju ettearvamatust. Te ütlesite, et vabal maailmal ei ole liidrit. Kuidas ei ole? Kõik tahavad ju Donald Trumpiga suhelda. Kui teil oleks võimalik president Trumpiga kohtuda, mida ütleksite? Jaa, no oleneb, eks meil need teemad on, kõik, kes president Trumpiga kohtuvad, ikkagi üritavad praegusel hetkel talle selgitada, et kui sa tahad, et tapmine lõppeks, nagu ta on öelnud, I want the killing to stop, siis tuleb surve panna sellele, kes seda tapmist toime paneb ja see on Venemaa. Kui Kaja Kallasega juba jutule sain, üks kiire küsimus veel. Kui oleks võimalik kohtuda president Putiniga Euroopa esidiplomaadina, mida talle ütleksite? See kohtumine võib tulla. Ma ei näe, et minu ja Putini kohtumine millalgi lähiajal toimuma saaks. Aga mida ütleksite talle? No eks ma valmistaksin põhjalikult ette ja eks me loomulikult, ma inimlikult muidugi tahaks aru saada, et miks ta seda kõike korraldab, aga selge on see, et seda küsida ei ole mõtet, sest ta vastust ju ka ei saa. Lennart Meri konverentsi üks juhtlause on, me peame minema koos edasi. Aga kuidas edasi? Eriti ajal, kui Ameerika on tundub Euroopast kaugenemas. Koos Eesti, Soome ja Sloveenia presidendiga Lennart Meri konverentsi lõpupaneelis osalenud Susan Glasser, nädalakirja The New Yorker Washingtoni kolumnist, püüabki iganädalaselt mõtestada lahti seda uut olukorda Washingtonis, uuel Trumpi ajastul. A lot of foreign ministers and senior officials of other governments are coming to Washington right now because it's the capital of uncertainty. President Trump is very outspoken and he says what he thinks, but it's also true that it's very unclear how decisions are being made in his system. The rules of American national security are kind of blown up. Meie jaoks on ennekõike tähtis, milliseid otsuseid langetatakse Trumpi Washingtonis NATO meie kaitsekilbi suhtes. Lennart Meri konverentsil tegi USA praegune NATO suursaadik Ameerika prioriteedid üheselt selgeks. Venemaa on küll Euro-Atlandi liitluse jaoks suurim oht, kuid USA näeb suurema ohuna Hiinat. Mida see postulaat nüüd konkreetselt NATO jaoks tähendab? Everyone wonders what is going to be the level of commitment of the United States to European security, what sort of NATO will it shape for the future, how many US troops will remain in Europe. But it's all predictions. Nobody knows for sure where this will come out, but it's also extremely important that the Europeans prepare for a situation where they will have to defend Europe with less America. We see that the domestic debate in the US does not favor additional, for sure, deployments in Europe, and possibly that will be a strong push to reduce the American presence in Europe. Eesti on valinud selge tee nõustuda Trumpi administratsiooni nõudmisega, et kaitsekulutusi tuleb Euroopa riikidel väga oluliselt tõsta. Meie oleme selles vallas priimuste seas. Sama 5,4% kaitsekulutusi on ikkagi löönud meile kõik uksed väga selgelt lahti. Samas on neid, kes ütlevad, et kui me seal pidevalt kohal oleme, see meenutab pugemist, et me tahame olla pidevalt kuskil Trumpi lähikonnas. Ma nendele inimestele, kes arvavad, et me peame võtma suure malaka ja peksma Trumpi vastu pead, ütleksin, et mõelgu enne mitu korda läbi, et mis riik me oleme, kus me asume ja milline on julgeoleku olukord.
Ameerika on kogu Euroopa julgeoleku jaoks ikkagi määrava tähtsuse. Ükspuha, mis poliitilised mängud siin ka ei käi. Kui me vaatame lihtsalt kas või sõjalisel tasandil, siis ilma Ameerikata ikkagi on väga keeruline. What is certain in Washington? Is there anything certain? What's certain is that Donald Trump wants to get in front of a television camera as much as possible and talk and talk and talk. We're supposed to be not a society ruled by a king. From European perspective, I think the biggest loss is loss of trust within these 4 months of Trump administration. A loss of trust, a sense that America is no longer something that we can count on even after Trump. There's a recognition that our political system is so divided that we are capable of making very abrupt shifts in our foreign policy, even every few years. Any good news you are bringing to us from America? That's the good news. It's a fight and it's not entirely over. Look, the good news is that, millions of Americans, probably a majority of Americans, remain committed to transatlantic partnership. I believe that, that is still the majority of Americans. If the result is for Europe to make itself stronger, hopefully that would be a good thing for Europe and therefore a good thing for our partnership in the long term. Endine välisminister Rein Lang võtab Euroopa praegused suhted ettearvamatu Trumpi Ameerikaga kokku aga nii, et ka ise oleme Euroopana praegustes probleemides USA-ga süüdi. Ega see niisugune ameeriklaste turjal liugu laskmine, mida eurooplased on ju teinud peale teist maailmasõda, võttes seda nagu tõsiasja, et nagunii Ameerika kaitseb. Ehk Ameerika maksumaksja pidi tegelikult maksma Euroopa turvalisuse eest. Ja see on nüüd küll põhimõtteliselt vale liin. Ja see, et ameeriklased selle peale solvusid, on täiesti loogiline. No nüüd kuuleb solvumist Euroopas, et kui nad ei taha meiega koostööd, siis me saame ise hakkama. No jah, alati mina küsiksin nende käest, kes väidavad, et mil me saame ise hakkama, et kuidas siis? Et mismoodi see ise hakkama saamine täpselt nagu toimub? Võrdleme kaitsekulusid, ameeriklaste omi ja eurooplaste omi, vaatame relvasüsteeme, vaatame luurevõimekusi, kosmosetehnoloogiat, siis on väga keeruline arvata, et nüüd päevapealt ameeriklased kuu peale saates, et Euroopa ise kohe hakkama saab. Ja küll me peame selle Trumpiga ka hakkama saama, nii nagu Euroopa peab hakkama saama kõigi Ameerika presidentidega. Me kardame nii seda, et Venemaa võib meid rünnata, me kardame seda, et USA võib meid hüljata, me kardame. Sellest hirmust üle saamiseks kõige kindlam meetod on muide tegutseda. Ja tõesti tegutseda iga päev. Nii kodanikukaitse seisukohast, kui oma kaitsevõimet edendades, oma majandust edendades, tegutsema peab. Ega see hirmu sündroom, eks ole, et loeme lihtsalt uudist ja valmistume, otsime kapist valget lina, et surnuaia poole hakata astuma, see ei anna mitte midagi. No ei oskagi öelda selle loo järel muud, kui et ei oskagi öelda, kuidas maailma poliitika selle suure suve ajal, mis ees seisab, täpselt edasi hakkab kulgema. Etteaimamatus. Ma usun, et sellest sõnast võib saada käesoleva aasta sõna kogu maailmas. Kuid selge on seegi, et maailm seisma ei jää. Huvitav tegelikult, milliste sõnadega suures rahvusvahelises poliitikas toimuva kohta saame teid tervitada septembri alguses, kui täistund uut hooaega alustab. Aga enne, kui meie saade ise suurele suvepuhkusele läheb, on täna veel vaadata 2 ägedat lugu.